Tere! Üldiselt meile maitsevad Jüri linalikud lood, kus maailm on täis ahastust, hävingut ja väga kurjasid inimesi. Võib-olla see on nii, võib-olla see ei ole nii ja vahet pole. Täna ma tahaksin minna teemasse, kus me vaatame raha ja väärtuse ja rikkuse enda olemust, sest paljud inimesed näevad praegu kurja vaeva, eks ju, rõhutame neid sõnu, et ilusasti ära elada. Ma ükspäev vaatasin numbreid ja nüüd, kui ma olen aus, siis ma ei mäleta enam neid numbreid. Aga ma mäletan seda, et need olid päris suured numbrid. Palju eestlastest elab praegu sellel nii-öelda ellujäämistasandil. Ehk siis igakuiselt läheb kõik raha põhikuludele ära. Ja samal ajal ma märkan, kuidas osad inimesed ehitavad ja ostavad maju ja teistel läheb väga hästi. Ja selle kõige juurde kuulub ka meie enda mõtteviis ja meie oskus seda finantsi nii-öelda luua. Ma olen kasvanud üles ettevõtlikus perest või tegelikult ärimehest isaga, kes on kogu aeg teinud mingeid ärisid. Kas või 90-ndatel viis Eestist kõike, mida sai, heinapalle, mingeid mootorrattaid, mida iganes, viis Soome ja müüs seal kallima hinna eest maha. Väga lihtne, eks ju. Ja enne seda tal olid ehitusfirmad ja hiljem täitsa teistsugused asjad. Ja see kõik on mulle näidanud sellist ettevõtja iseloomust, selline ABC, kuidas seda asja käia. Ja põhiloomus ongi just see, et kasumit on vaja teha. Ja selle tõttu ka väga paljud inimesed hakkavad demoniseerima neid, kellel on palju raha või kes on ettevõtlikult jõudnud mingisse võimupositsiooni. Et nad ei pruugigi olla alati kurjad, pahad inimesed, vaid hoopis nad on jõudnud sinna positsiooni läbi oma töökuse ja numbrite, ehk siis näinud, mis tegevus toob neile kasumit, mida tarbijad tahavad ja teinudki oma samme selles suunas. Ja osad on kindlasti rikastunud väga ka koledate äridega, aga teised jällegi on rikastunud väga heade äridega. Ja tänapäeval liigub see konsensus järjest rohkem rohelisema maailma poole, et kuidas olla nii-öelda keskkondlikult jätkusuutlikum ja kuidas teha rohkem head ja tagasi anda ühiskonnale ja inimestele. Ja see võiks olla tulevikus ja ka praegu ettevõtluse minapilt, et mõistame, et me teeme maailma jaoks, et parandada maailma kõiki asju, mis me teeme. Ja selle jaoks on vaja ka nii-öelda generatsiooni ettevõtjaid, kes näeksid seda pilti niimoodi ja astuksid vajalikke samme, arendades tehnoloogiat ja muid asju. Ja mul endal tekkis selle ettevõtluspildiga siis konflikt, sest ma nägin neid ärikaid, kes olid need kasuahned, väga nii-öelda jõhkardid, varastasid üksteiselt, varastasid teistelt, ainult mõtlesid kasumi peale. Ja mul tekkis väga nii-öelda paha maitse suhu sellest kõigest. Ja siis ma üritasin selle eest põgeneda, mitu aastat proovisin põgeneda, üldse ei tulnud välja. Ja siis lõpuks, mäletan, oli üks konverents, äkki ringmajanduse konverents seal Kultuurikatlas ja räägitakse milleski ja siis antakse see mikrofon, et kui teil on küsimusi, siis palun tõstke käsi, siis ma tunnen, et ma õng küsima midagi. Ma ei mäletan, mis teema või mida ma küsisin, aga siis paluti tutvustada, et kes ma olen. Ja minu esimene asi oli, et ma olen ettevõtja. Et tol ajal ma tegelesin heliteraapiaga ja selliste tegevustega, mis on väga kasulik ja tore. Aga mis ma tundsin, et defineerib mind? Ma olen ettevõtja. See oli nagu esimene asi. Ja siis ma sain aru, et
ma olengi. Ja hakkasin siis vaatama enda sees seda teemat, et kuidas ma saan nendest nii-öelda vastuoludest lahti ja kuidas ma saan need vastuolud enda sees tugevuseks pöörata ja ära neutraliseerida. Ja hakkasin siis nii-öelda vaikselt astuma samme. Ja tänaseks on see pilt juba päris palju muutunud. Ja üks hetk ma sain aru, et mul puudub finantsharidus, et mul on täielik see ettevõtlusharidus olemas, kuidas teha, luua mingit firmat ja väga lihtne, eks ju. Kasumi loomine ja see ka, et teostatav. Nüüd on lihtsalt küsimus, et mis tootega ja mis see, et seda kõike peab ootama. Et ei saa, et ma olen õppinud ka seda, et ei saa kiirustada nii-öelda mõttetute kasumite poole elus, vaid hoopis võtta aega ja leida võimalusi, et tuleks need päris asjad, mida pakkuda. Et nagu praegu me oleme arendanud oma hambapasta välja, mis on remineraliseeriv ja kasutab häid aineid inimese jaoks. Et kui soovid proovida, siis alt leiad kontakti. Vot. Ja ka mitmed teised tooted. Aga seda ei saa kunagi teha kiirustades ja tihti meil ongi kiire, sellepärast et on vaja ellu jääda, elada, ellu jääda, eks ju. Ja siis on vaja kiiret kasumit. Ja see viibki teatud nende nii-öelda konfliktide vastuoludeni ja hävitavale ettevõtlusmustrile siin maailmas, nii-öelda puudusteadvus. Aga finantsharidus, et mida ta annab? Temaga saab ravida puudusteadvust. Ja mis ma märkasingi, et mul on see ettevõtlusharidus olemas, aga selle juures on puudulik finantsharidus, kuidas rahaga käituda, kuhu teda suunata, kuhu teda investeerida, et mind on see alati huvitanud. Lapsest saati, et kui ma olin väikene, siis ma vaatasin seal Soome televisioonis käisid need aktsiaturud kogu aeg alt, see Nasdaq ja mis iganes seal oli. Ja ma vaatasin neid numbreid ja tajusin seda nii-öelda emotsionaalselt, et ahah, et niimoodi see kõik liigub ja niimoodi ta kõik läheb. Ja siis ma vaatasin seda ja tundsin tohutut kohalolu, kui ma jälgisin neid. Aga siis mingi noorukina ja nii edasi, ma ei osanud kuidagi suhestuda sellise nii-öelda finantshariduse teemaga, sest mul oli see nii-öelda ettevõtlus siis seondus rahaga, eks ju, tekkis selline nii-öelda vastuolu, eks ju. Ja siis ma sattusin teele, kus nii palju inimesi ja nüüd ma juba tean, et mingi 50, 60, võib-olla isegi rohkem aastaid kogu aeg kuulutatakse, et finantssüsteem on järgmise aasta, järgmise 10 aasta jooksul, mida iganes veel kokku kukkumas, meil tuleb uus valuuta, mida iganes ja neid asju juhtubki. Aga see ei välista oskust või võimalust kasutada seda valuutat, mis praegu on või neid finantsmeetodeid ja läbi selle luua endasse teadvust nii-öelda, mis ma ütlesingi, et raviplaani oma puudusteadvusele, et kogeda küllus teadvust ja läbi õige hariduse ja läbi õige tunde. Ma sain aru, et miks näiteks teatud inimesed rikastuvad väga, sellepärast, et mitte sellepärast, et nad oleks nii-öelda väga oskuslikud või väga osavad või kuidagi paremad kui teised või hea diili leidnud, vaid nende enda sees on enesekindlus, et ma oskan mingit asja väga hästi. Ja see siis rikastabki neid, annab neile selle nii-öelda tohutu enesekindluse. Ja kui inimene läheb siis selle tuumani, et mida me praegu kasutame siin maailmas, raha, ja läbi selle loob tohutu sisemise enesekindluse, et ma mõistan seda teemat, ma mõistan, kuidas see toimib, ma mõistan, kuidas ta liigub ja ma mõistan, kuidas teda nii-öelda paljundada, kuidas seda suunata ja kuidas läbi tema kasvatada nii-öelda oma selgroogu ehk siis oma ümber olevat kinnisvara või mida iganes, kuhu iganes suunata neid vooge. Et selle tajumiseni jõudmine võttis mõnda aega ja kõige suurem takistus mul sees oligi see nii-öelda siiras usk Jüri Linalikesse teooriatesse, et kõik on paha, kõik kukub kokku
ja ma juba 10 aastat ootan finants nagu krahhi, et valuuta ümber muudetaks ja tegelikult muudetaksegi varsti valuuta ümber, et see digiraha asjad ja niimoodi ja enamus inimesi jälle demoniseerib seda ja võib-olla see ongi väga kahtlane, võib-olla tulebki kontrollühiskond, aga selle jaoks mul on ka lahendus, et ma lihtsalt tekitan rahakapitali, et ehitada oma elu jooksul 100 ökoküla ja need ei sõltu enam nendest suurlinnade vanglaühiskondadest. Väga lihtne, et ei pea nagu mingit süsteemi toetama oma saamatuses, vaid võttagi see vastutus läbi õige hariduse, läbi õige tegutsemise ja nii-öelda enda rikastamise ja kõikide teiste rikastamise ümber. Selline väga lihtne lahendus, et kui meeldis, siis meeldis, palun pane jälgi seda kanalit, siis ma saan varsti 1000 jälgijat täis, siis ma saan panna selle kanali tootma sendikesi mulle, eks ju. Ja kui huvitavad teemad, siis liitu meie ettevõtlik Mina grupiga, leiad selle alt. Vot, et nägemist.